Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on neljapäev, 13. märts 2025 ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Nüüd hea meel on siin sõnumite toimetuses tervitada Heiki Hepnerit. Tervist! Tervist! Sa oled Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, ühtlasi ka Isamaa erakonna eestseisuse liige, eks ole, ja siis veel Isamaa Raplamaa piirkonna esimees. Täpselt nii, kõik vastab tõele. Jah, just. Nüüd, ja miks ma sind siia palusin, on see, et siis mõtiskleda nende uute suundade, uute tuulte üle, mis praegu Eesti poliitikas puhuvad. See, et Kristen Michali valitsuses toimub siis nii nimetatud valitsusremont, või nad ise nimetavad seda niimoodi, mis siis tähendab, eks ole, või tähendas sotside üle pardaviskamist. No ma tean, et sa oled ikkagi suur poliitika jälgija ja sa oled ju suures poliitikas ise sees olnud, kui palju ja kui tähelepanelikult oled sa praegu seda protsessi jälginud, mis siis siin valitsuse ümber käinud on? Eks ma ikka olen jälginud, sest see puudutab ju meie kõigi elu ja kuna ma olen ka maakonna tasemel, ütleme siis kohalikus poliitikas, nii Kohila vallas kui ka Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehena, tunnen ka muret ju, kuidas meie valdadel läheb, kuidas regionaalpoliitikal läheb ja see, mis Toompeal tehakse, see ikkagi ju ka otseselt mõjutab elu Eesti igas nurgas, nii et olen ennast kursis hoidnud ja ka mingisugust isiklikku arvamust nendest probleemidest, mida on siis üles tõstetud ka kujundanud. Jah, just. Nüüd, kas see, et kolmikliit lagunes, oli see kuidagi etteaimatav sinu jaoks, nägid sa seda protsessi ette või tuli üllatusena? Ma aimasin, et ta ühel hetkel laguneb, aga ma ei uskunud, et ta tuleb nüüd, nagu ta praegust juhtus, ma arvasin, et see tuleb pigem pärast kohalikke valimisi. Eks teatud sellise tõuke sellele andis see, et Reformierakonna reiting ikkagi oli väga madalale langenud, nad otsisid mingisugust väljapääsu ja mingeid süüdlasi selles ja leidsid ühe võimalusena siis selles kõiges sotse süüdistada. Ja teine võib-olla, seda nüüd näitab ka muidugi aeg, aga meil on laual ju valimisõiguse tegelikult teema ja tõepoolest ka mina olen seda meelt, et meil ei tasuks põhiseadusesse sisse kirjutada kodakondsuseta isikute nagu teatud õigusi, et see avab sellise põhiseaduse käsitluses täiesti nagu uue aspekti ja dokument, mis peaks olema niisugune karge ja küllaltki selge, et see ei ole nagu hea mõte ja nüüd tulid ka Eesti 200 poole pealt teatud algatused sealt kompromisside osas, mis minu meelest ongi nagu mõistlikud algatused, et see sügise veel saaksid siis niinimetatud hallipassi inimesed osaleda, aga me ei kirjuta selle põhiseaduse sisse ja 2029 juba ei oleks seda õigust, et see oli väga mõistlik. Kui see protsess hakkas nagu kulmineeruma või kujunema, siis ma mõtlesin, et sellega natukene proovitakse siis ka luua seda fooni, et sotsid tuleksid kaasa selle mõttega ja ma siiski väga loodan, et nad ei ole päris põhja laskmas, aga kogu protsessi, aga eks siin on ikkagi ka Reformierakonnal väga suur vastutus, sest ju nendel on esindatus, pretsedenditult suur esindatus läbi nüüd see taasiseseisvumise ajaloo Riigikogus.
et Reformierakond ei pääse tegelikult, kui me neid teemasid ka täna arutama hakkame, tegelikult vastutusest kuhugi. No ja sa mainisid seda, ütleme, halli passi kodanike valimisõigust. Ma olen ka seda meelt, et praeguses olukorras ei oleks mõistlik siis neid nagu nii-öelda kõrvale lükata, kui kohalikud valimised on tulemas. Nad on kohe ukse ees ju tegelikult mõnes mõttes. Et see, et nemad saaksid ka kohalikel valimistel just nimelt oma hääle öelda, ma arvan, et see on mõistlik praeguses seisus. No vot, see on nüüd see on tegelikult selline kompromissi otsimise koht ja noh, kui me mõtleme nüüd, et tegelikult on üsna selge ikkagi lahendus, ma ei ole nagu selle poolega nõus, et nendel ei ole, kes ei ole siis nagu ütleme Eesti Vabariigi kodanikud või ka kes ei oma kodakondsust, et nendel nagu ei ole mingit mõju Eesti poliitikale, Eesti elule. Et see päris kindlasti nii ei ole, nendel on selge mõju ja tänases teatud julgeolekuruumis mis on hästi habras, võib olla just see situatsioon, kus ka teatud niisugune väga väikene tõuge võib tasakaalu paigast ära nihutada. Reeglina proovivad just need, kes seisavad erinevate siis idast tulnud probleemide lahendamise niisuguste tegevustele vastu, et see nüüd ärritab kõike seda venekeelset seltskonda ja meie idanaabrit, et praegust ei ole nagu mõistlik sellega tegeleda, aga mina ütlen ka jälle teistpidi otsad välja, et minul Venemaa suhtes usaldus puudub. Mul on null usaldust selle riigi suhtes, null usaldust. Ja selles valguses tegelikult peakski kõiki neid otsuseid ka ikkagi vaatama. Alates kliimapoliitikast, energiapoliitikast, kuni siis tõesti ka nüüd valimisõiguseni ja kui nendest ikkagi arvestatav osa on Ida-Virumaal, kus nad saaksid nagu poliitikat, protsesse mõjutada ja ka arvestatav osa on ikkagi ka kaalukeelena võtleme, siis Tallinn kindlasti ja Tallinna naabrus on Maardu veel üks selline linn meil, omavalitsusüksus, mis ei olegi nii väga väike, ainult Tallinna kõrval ta paistab suhteliselt väike välja. Et need on need kohad, kus on sellel protsessil nagu selgelt mõju ja seda tegelikult ei tohiks tegelikult ka alahinnata. Jah, just. Nüüd olukorras, kus sotse enam ei ole, nüüd on siis nagu kaks jõudu valitsuses, Reformierakond, Eesti 200, neil on kahe peale kokku parlamendis 52 kohta, ehk siis õhkõrn siis häälte enamus, mis arvab, kas nad veavad kahekesi välja? See oli ka üks põhjus, miks ma arvasin, et miks seda ei tehta enne kohalikke valimisi, sest see on tõesti väga õigesti nimetasid õhkõrn. Tõesti, igapäevaselt ei ole seda koosseisu enamust reeglina vaja, aga näiteks ma toon lihtsalt näite, et kui tahetakse peaministrile umbusaldust avaldada, siis ei pea olema poolthääli rohkem kui vastuhääli, vaid vastuhääli peab olema 51. Ja siis on võimalik umbusaldust avaldada, et kui ka koalitsioonisaadikuid on kohal 40, siis põhimõtteliselt ei mängi nende osalus nagu mingit rolli, aga nüüd tõsi on olemas terve rida seadusi, mida nimetatakse põhiseadusest tulenevate teatud õiguste reguleerimiseks. Seal on vaja koosseisu enamus ehk 51 häält. Siis peavad muidugi olema kõik koalitsioonisaadikud kohal ja võib arvata, et on veel mõned seadused, kus on reeglina koalitsioon nagu üks mees ja üks naine kohal, näiteks riigieelarve arutelu reeglina ja veel võib-olla mõned üksikud sellised, mis siis kõnetavad rahvast rohkem. Et see teeb muidugi nende elu keeruliseks. Teine asi on see, et nüüd võib juhtuda selliseid situatsioone, kus läbi läheb mõni niisugune eelnõu, mida võib-olla alguses ei ole
koalitsiooni poole pealt üldse soovitud, et see läbi läheks, noh, mõni koalitsiooni poole pealt algatatud eelnõu. Sa mõtled opositsiooni poolt? Vabandus, opositsiooni poole pealt just algatatud eelnõu, et koalitsioon võib olla sellele vastu, aga kui nende saalis ei ole nagu piisavalt hääli ja nad nagu selle tähelepanu ei pööra, siis võib juhtuda, et see läheb näiteks häältega 30-25 läbi, kui juhuslikult sel hetkel istub saalis 55 Riigikogu liiget, et see on teoreetiliselt võimalik ja ma ju meenutan, et ka selle koosseisu puhul on Isamaa algatas, kui meil oli siin Kaja Kallase viimase valitsuse juures teatud nagu probleeme ja ka nii ütleme Riigikogu poolt vaadatuna kui ka valitsuse poolt vaadatuna, siis Isamaa algatas eelnõu, et ka tõsta valitsemise kultuuri, see oli selline märgilise tähendusega eelnõu ja kuna koalitsioon võttis sellest kujuski, et küll see nagu maha hääletatakse ja ei lugenud hääli kokku, siis selgus, et lõpuks ikkagi Riigikogu kohustas valitsusel ka oma valitsemiskultuuri parandama, et see oli küll niisugune märgiline lihtsalt eelnõu, mida loomulikult koalitsioon nagu väga millekski ei pannud, kui jätta kõrvale sedasi, et juhiti tähelepanu, et päris nii nagu riiki valitseda ei saa, nagu nad on harjunud. Kuule, miks ma selle 52 koha küsimuse tõstatasin, on ikkagi, tahtsin edasi liikuda sinna, et Isamaa koalitsiooni, seda vist ei juhtu praegu? No tõepoolest, seda ei juhtu praegu ja Urmas Reinsalu on ka seda tegelikult üsna selgelt ka põhjendanud. See ei ole niimoodi, et Isamaa saab minna nüüd lihtsalt Reformierakonna pikenduseks ja õigustuseks, et seda, mida Reformierakond teinud, et ütelda, et nüüd te sotsid viskasite välja, et meil on nüüd, oleks mõnda ministri kohta vaja, et ei, et meie jaoks nagu iseenesest ei ole need ministrikohad selline peibutus, mille nimel nagu peaks oma põhimõtted nagu maha salgama ja ma juhin lihtsalt tähelepanu, et me algatasime ju mõned nädalad tagasi ka, kui oli see suur segadus meie energiapoliitikaga Kristen Michali osas umbusaldusavalduse, et kuidas me nüüd siis alles 2-3 nädalat tagasi avaldasime umbusaldust ja nüüd ütleme, et justkui oleme unustanud. See on nagu üks pool ja kui me nüüd tegelikult vaatame nendele probleemidele otsa, mis täna ühiskonna ees seisavad, siis ju oleme ausad, et valdavalt enamuses ei ole see ju sotside probleem. See on tegelikult ikka Reformierakonna algatused. Kõik need suuremad segadused on tulnud nendest ministeeriumitest, kus on Reformierakond olnud ministriportfelli hoidmas, et muidugi ka sotsid on kaasvastutajad, sest nii nagu ikka koalitsioonis vastutavad kõik nende otsuste eest, aga need algatused reeglina on tulnud ikkagi ju Reformierakonna poolt ja nüüd nad lihtsalt natukene mängu iluga proovivad siis uut lehte keerata ja ütelda, et see, mis oli, et see oli ja selle taga olid sotsid. Mina laua taga ei ole olnud, kui seda viimast koalitsiooni kokkulepet kokku kirjutati, Isamaad ju ei olnud kaasatud, aga Lauri Läänemets on ütelnud, et isegi Reformierakonna enda poolt lõpuks oli tulnud see ettevõtete maksustamise teema, mis tundub mulle küll nagu väga, väga veider ja eks Reformierakond sellepärast ka nagu piinlikkust tunneb ja seda nüüd tagasi üritab hakata keerama, aga võib-olla me saame ka mõnda teemat siin ka avada, aga ma ütlen, et valdav enamus on tegelikult ikkagi Reformierakonna ministrite ettepanek. Ütled nii, mina toon näite sellest, kuidas siis
sotside minister Piret Hartman Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis on tahtnud Eestit regioonideks kujundada. Vot, aga see on nüüd küll ju sotside siis portfelli ministeerium, on ju. Et kuidas sa näed, kas see protsess läheb nüüd edasi või pannakse sinna mingit pidurit? Jaa, ei, ma ütlen niimoodi, et minu eesmärk ei ole olla siia ka nagu sotside advokaat ja ütelda, et nendel tehakse nüüd tõsiselt liiga ja et nad on täiesti ilmsüütud kannatajad. Punkt üks, kõigepealt kõik, kes on valitsus, jagavad valitsusvastutust, see on nagu päris selge. Ja see idee, et tekitada Eestis 4 regiooni ja panna sinna mingid riigi esindajad ette, see oli rumal idee. See oli rumal idee, seda sai ka kommunikeeritud, aga eks ma olen aru saanud, et Piret Hartmanil oli ka väike Marsseli kepike võues ja soovis ennast Eesti poliitika ajalukku raiuda. 52. aastal moodustati 3 oblastit ja isegi nõukogude aja tingimustes need oblastid ei pidanud kauem vastu kui 1 aasta. Nii et 53. aastaks lõpuks nad olid kadunud. Ma arvan, et selle nüüd regioonid tegemiseni ei jõutagi ja tegelikult pole sellel nagu mingit vajadust. Milles sotsid olid, sellega ma olen nagu nõus, milles sotsid olid siiski päris suured meistrid, aga jälle ma ütlen, see ei ole ainult sotside teema, oli tõesti selle bürokraatia väljatöötamiseks, sest nende ideoloogia on see, et rohkem riiki ja kui on rohkem riiki, siis tähendab see rohkem regulatsioone ja see kindlasti ei ole Eesti arengu jaoks nagu väga hea tee. Aga kui me see bürokraatiast räägime, ma toon lihtsalt ühe näite, mis ilmestab seda väga hästi, on kavandatud jäätmereform, mida ju Kliimaministeerium veab. Ja see on lausa pöörane, et kui algus või see esialgsed põhimõtted olid sellised, et nagu riiklikult leitakse, kes siis need sorteeritud taaskasutatavad jäätmed nagu kasutusele saaks võtta ja on selline teatud riiklik koordinatsioon, siis seal öeldi niimoodi, et nüüd me teeme, et iga omavalitsus on justkui väike kuningriik, et kui enne oleks üleriigiliselt võib-olla seal 2, 3, 4 inimest seda teinud, et siis nüüd öeldakse, et aga iga omavalitsus võib teha, Tallinn võtab palgale võib-olla 10 inimest, Kohila vald ja Rapla vald võtavad võib-olla 1-2 inimest ja Ruhnu vallale lisatakse võib-olla seal ühele inimesele siis mingisugune 0,1 töökoormust, aga see on ju, lõpuks võetakse, kui me üle Eesti kokku lööme, võetakse võib-olla paarsada inimest täiendavalt tööle, selle asemel, et seda saaks teha ära 3-4 inimesega tsentraalselt, et see tundub lihtsalt täiesti mõttetu bürokraatia kasvatamine, et sellist tegevust on küll jälle nagu erinevatelt osapooltelt tulnud. No mul on hea meel kuulda, mis sa mainisid, et sa arvad, et see regioonide moodustamise protsess nüüd siis saab kriipsu peale. Et tegelikult märke selle kohta on ju, sellepärast, et nüüd kui Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi KT Yoko Alender ju tõmbas pidurit sellele, et nendele regioonidele juhid palgata. Et siis sealt edasi vaadates võibki loota, et kogu see protsess jääb sinna paika. Ma väga loodan ja need ei ole ju ka, esiteks ei ole see Eesti elu, see on mingisugune 25. teema selles järjekorras, ta ei ole mingisugune tippprobleem, mida peaks kõigepealt lahendama, seda esiteks. Siis teiseks on see, et see käik, mis on nagu välja käidud, need regioonid, kuidas nad on moodustatud, on ju ka mitte väga loogilised, et kui me jätame kõrvale võib-olla Lõuna-Eesti, millel on oma selge tõmbekeskus Tartu ja selle ümber on tekkinud, aga kui me nüüd ka Lõuna-Eestis tahaksime Viljandit arvata, siis Viljandi rahvas, kuigi ta ka on Tartuga suhteliselt tihedalt seotud, on nendel piisavalt sellist iseenda arvamust ja arvavad, et nad saaksid Viljandi maakonna asjadega ise suurepäraselt hakkama, et nad ei peaks seda nagu läbi Tartu ajama.
ja kui me vaatame nüüd Raplamaad, noh siis siin on ju, see on ju hoopis selline veider regioon tekkinud, mida nimetaks küll Kesk-Eesti regiooniks, aga kuhu kuulub siis Lääne-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa ja Viljandimaa, et no ei ole no ühegi otsast ta nagu loogiline ja mõeldes siia, et nüüd ka sellist regionaalpoliitika osana ühistranspordi korraldamist, siis ju on ju päris selge, et Raplamaa jaoks on väga oluline, kuidas on ühistransport korraldatud Tallinn-Pärnu teljel ja mitte, noh, meie jaoks ei ole probleem, et kuidas me saame täna Paidesse mugavalt või kuidas me saaksime võimalikult hästi Rakverre, et meie probleem täna on laual see, et kuidas me saaksime Tallinnasse ja Pärnusse mõistlikult, näiteks Pärnu tähtsus on väga oluline, aga ühistranspordina on ta suhteliselt halvasti lahendatud pärast seda, kui raudteeühendus lõplikult Pärnuga kadus. Ja noh, see on juba nii kauge teema, aga sest on jah, siiamaani kahju, eks ole, et ei saa Pärnusse. Rongiga just. Absoluutselt, ja nüüd see algatus või initsiatiiv, mis tuli, et kaotame Raplas kohtumaja ära ja Raplamaa inimesed peaks hakkama Pärnust käima oma asju ajamas, siis see tähendab tegelikult seda, et kõigepealt keskmiselt muutub 7 korda muutub tee pikemaks Raplamaa inimeseks, see on nüüd võetud valdade keskuste kaudu arvutatuna ja kaalutud siis valla elanike järgi, aga mis on veel hullem, tegelikult kui me mõtleme, et meil puudub enamus osal Raplamaast Pärnuga normaalne ühendus, siis see ajakulu on nii, et mõningatel juhtudel võtta 2 päeva, et käia mingit kohtuasja ajamas, kus võib-olla kuluks muidu tund aega maksimaalselt edasi tagasi sõiduga. Täiesti nõus, et noh, see teema, et nende kohalike teenuste kadumine siit kas või maakonna keskusest, no see on lõputu teema, mitte lõputu teema, aga see on, noh, see on ka teema, eraldi teema, mida see on eraldi teema ja väga lai teema. Täpselt. Nüüd, mis mind väga huvitab on see, millega eelmine valitsuse koosseis eesotsas siseminister Lauri Läänemetsaga tegeles, oli Pühtitsa Nunna kloostri sulgemine. Eks, et see on see, mis siis oli nagu siseministri initsiatiiv. Kuidas sina seda protsessi nägid? Mis pilguga sa vaatasid seda? See teema tegelikult, kui me hakkame mõtlema sellele, et kus selle asja juured on, siis ju selle juured peituvad Moskvas ja kui Vene Moskvale alluva õigeusu kiriku patriarh kiidab inimesi ja pühitseb inimesi, kes lähevad Ukrainasse lihtsalt tapma, teisi inimesi tapma ja pühitseb neid ja ütleb, et te olete õiged inimesed, vaata te seisate nüüd Venemaa väärtuste eest, siis selles kontekstis ma justkui saan Lauri Läänemetsa arvamusest aru, et me peame distantseeruma tegelikult sellisest organisatsiooni mõistes. Siin on vaidluse kohti olnud, kuidas need organisatsioonid on üles ehitatud ja tuleks otsida, noh, see on mõnes mõttes ka nende organisatsioonide enda huvides, et nad leiaksid, et kuidas see koostöö võiks olla nii, et nad saaksid distantseeruda sellest patriarhi otsealluvusest ja ikkagi jätkata siis oma religioosset tegevust Eesti pinnal, et ega ju iseenesest minul isiklikult kristlike kirikute vastu ei ole midagi, kui nad ei õigusta otseselt teiste inimeste tapmist ja ei kiida seda heaks. Ma olen ise ka kristlane ja noh, ma kuidagi ei suuda mõista selle Moskva patriarhi nagu tegevust, et noh, see ei ole väga lihtne ülesanne, aga noh, riik peaks siin ka
leidma teatud lahendused ja ka vajadusel ka siis tõesti ennast ka kehtestama. Ja, sest olgem ausad, eks ole, Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik ei ole ainult kirik, vaid ta on Venemaa nagu pehme võimu esindaja. Jaa, see on see russki mir ehk Vene maailm. Tema on Vene maailma üks osa, mis ei suhtu oma naabritesse heatahtlikult. See on see murekoht, et meil on ju terve rida Eestis vähemusrahvuste esindajaid, organisatsioone, ja Eesti on olnud ju maailmas 20-ndatel ju musternäide, kuidas vähemusrahvusi nagu austada, luua nende kultuuri autonoomia, aga kindlasti ei ole tänane Venemaa see, kes lugupidavalt suhtuks ja mõistlikult ja mõistvalt suhtuks nagu Eesti riiki. Ta peab ikka tänane Putini Venemaa tahaks ikkagi Eestit pidada oma kolooniaks, kus kehtiksid nende reeglid. Aga tead, see on ikka nii lai teema, aga minu nägemus on ka see, et see, mida Läänemets tegi, püüdes panna kinni kloostrit, siis see paistis välja kui nunnade tagakiusamine. Ja minu silmis see oli Venemaa propagandavõit, sest et Venemaa sai sealt ida poolt näidata näpuga Eesti peale ja öelda, näe, vaadake, mida nad teevad. Nende riiklik poliitika on nunnade tagakiusamine. Et seda pidi ka. Eks siin käib tõsine kommunikatsioonialane võitlus ka, et ega me oleme hübriidsõjas tegelikult Venemaa. See, et meil praegust ei ole meil ei ole Narva või Võru all sõjalist konflikti, ei tähenda seda, et me saaksime rahulikult vaadata, kuidas Venemaa toimetab, ega need ju kaablid, mis traditsiooniliselt puruks sõidetakse Läänemerest, ega need juhuslikud. Ei ole juhuslikud. See on Venemaa orkestreeritud selge tegevus, et selles ei ole mitte kõige vähematki kahtlust ja selles osas ma olen nagu nõus suga, et Venemaa kasutab igat sammu oma sõnumi võimendamiseks. Ma arvan, et Läänemetsal kuna ta proovis või ütleme, sotsid proovivad praegust neid halli passi omanike eest justkui seista, siis tal oli Eesti valijate jaoks vaja mingisugust tasakaalustatavat tegevust. Ja ilmselt see oli see teatud selline tasakaalustatav tegevus, mis sotsid siis valisid, et kui nad ühelt poolt kõnetavad justkui mitte Eesti kodanikke, nende valimisõiguse eest võitlevad, siis teiselt poolt nüüd eestlaste jaoks nad astuvad nagu teisi samme ja proovivad siis tõesti seda Vene õigeusu kirikut niimoodi jõuliselt lahti siduda Eesti õigusruumist ja eks selline võib-olla niisugune pisut rabedavõitu käitumine annabki võimalusi ka Venemaal, et selles suhtes võib olla sul õigus. Ja, nii. Üks uudis, mis käisid hiljuti läbi, on see, et siis nüüd Eesti 200 ja Reformierakond alustavad koalitsiooni läbirääkimisi ülehomme, see on siis laupäevase seisuga. Mis sa arvad, kas see on hea mõte või võiks ikkagi kaaluda ka erakorraliste valimiste korraldamist? Ma arvan, et see oleks nagu kõige õigem ja põhjendan ka miks. Tõsi, Eesti õigus põhiõiguses me ei saa seda väga lihtsalt teha. Põhiseaduses nagu ei ole nagu neid võimalusi, et me saaksime kergelt korraldada. Selleks on võimalus tõesti esitada umbusaldus nüüd peaministrile ja selle baasid saaks vabariigi president siis teatud tingimustel kuulutada välja erakorralised valimised. See ei võtaks väga palju aega erakorraliste valimiste läbiviimiseks, kui see on välja kuulutatud 20–40 päeva.
oleks see, millal nad peaks olema läbi viidud, nii et ta ei ole nagu mingisugune pöörase pikkusega ja ei tekita siia nüüd sellist tohutut valimisvõitlusperioodi tänases hapras julgeolekusituatsioonis. Aga meie erakonnad, tõesti, Reformierakonna liikmete arv, kes või fraktsiooni suurus on päris suur Riigikogus, aga nende nagu populaarsus koos Eesti 200-ga on ikka, vist ei ole olnud kordagi nii madalat populaarsust Eesti taasiseseisvumise ajaloos ühelgi koalitsioonil, kui tuleb sellel koalitsioonil. Et see tekitab elanikes sellise õigluse tunde riive, et kas nendel on nagu õigus justkui meie eest otsuseid langetada. Ja teiseks on muidugi see, et on ju kaks erakonda on tõsiselt ka pooldunud, Keskerakond ja EKRE, kus on mindud erinevatesse siis teistesse erakondadesse, peaaegu kõikidesse erakondadesse, kui Eesti 200 välja jätta. Et ka see ju võiks olla sõnum, et meil on nii palju vormiliselt fraktsioonitud saadikuid, et võiks nagu uuesti korraldada. Ja viimane näide, kus Saksamaal tegelikult ju erakorralised valimised kuulutati pärast seda, kui sotsid korraldasid usaldushääletuse Bundestagis, ettearvatavalt just Scholz kaotas selle ja ta oli siis ka valmis erakorraliste valimiste teed minema ja just selle nimel, et tegelikult tekiks riigis tugevam koalitsioon või selgemad võimupiirid, et riik saaks edasi minna. Et mul on selline hirm, et kui me vaatame tänast nüüd seda 23. aastal valitud Riigikogu, siis alguses oli probleem, et peaminister, kui oli Kaja Kallas, siis tema rohkem tegeles sellega, et mis saab siis, kui ta läheb Euroopasse ja riigi tegemised olid pausile pandud. Nüüd, kui Kristen Michali nimetame seda esimeseks valitsuseks, kuigi ta ju formaalselt ei esitanud tagasiastumisavaldust, mis oleks ka olnud nagu justkui ikkagi õige ja tulla siis uuesti Riigikogu ette uue mandaadi küsimisega. Vähemalt formaalselt oleks see olnud kuidagi selge ja õige, et ega riik ei ole meil ju arenenud ja mul on hirm, et see riik jääbki sedasi nagu vinduma, et venitatakse kuni 27. aasta valimisteni ja see ei ole võib-olla kõige parem. Kena, aitäh sulle nende mõtteavalduste eest. Meie aeg on nüüd selgelt ühel pool tänaseks. Nii et aitäh, Heiki, nende arvamuste ja mõtteavalduste eest ja suur tänu ka kuulajatele ja vaatajatele kaasa mõtlemast. Ja Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata sõnumid.ee, YouTube ja Spotify ning kuulmiseni järgmisel korral.